Tervist! Sooviksin teile veel kord natukene rääkida sellisest keskkonnast, nagu on TB-Fiddle. TB-Fiddle pakub sellise keskkonna, kus soovijad saavad harjutada ja katsetada SQL lausete kirjutamist ja käivitamist erinevates andmebaasisüsteemides loodud andmebaaside vastu. Tegemist on justkui liivakastiga, kus kohas te saate oma koodi katsetada, enne veel, kui te seda koodi näiteks kuskil konkreetsel serveril käivitate, selleks, et näiteks luua erinevaid andmebaasi objekte, luua seal serveris andmebaas ja hakata seda serverit kasutama. Nüüd, kui te lähete siia TB-Fiddle keskkonda, siis esimese asjana teil tuleb valida andmebaasisüsteem, tuleb täpsustada ka andmebaasisüsteemi versioon ja nagu te näete, on siin valikus ka PostgreSQL ja ma valin PostgreSQL puhul siis hetkel kõige viimase PostgreSQL versiooni. Nüüd selles TB-Fiddle keskkonnas on kaks sellist aknapoolt. Siia tuleb kirjutada siis laused või paigutada laused, millega te moodustate andmebaasi, mille põhjal te soovite hakata käivitama siin aknas olevaid andmete otsimise või andmete muutmise lauseid. Nii et oletame, et teile on ette antud fail, mis sisaldab andmebaasi loomise laused. Ehk siis lauseid tabelite loomiseks ja tabelitesse andmete lisamiseks. Teil ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui sellest failist need laused kopeerida ja paigutada siia. Ja nüüd siia sellesse aknasse te saate hakata siis kirjutama neid lauseid, mida te soovite niimoodi moodustatud andmebaasi tabelite põhjal täita. Nii et see lause võib olla selline lihtsam, näiteks, et siin on antud juhul konkreetselt mul laused, mille abil luuakse tudengite andmebaas, kus on andmed nende tudengite poolt õppeainete õppimiste kohta. Ja kui ma vajutan nüüd run nupule, siis kõigepealt täidetakse järjest need laused, mis on siin selles Schema SQL aknas ja seejärel täidetakse lause, mis on siin aknas. Ja ma näen, et mul siin tulemuses on nüüd read, mis siis siin välja toodud insert lausetega sellesse tabelisse lisada. Nüüd mul on võimalik käivitada siin korraga ka mitu lauset. Nii et näiteks, ja need laused võivad olla keerukamad. Nii et näiteks, kui ma ei taha otsida andmeid mitte kõikide õppeainete kohta, vaid tahan otsida andmeid ainult teatud kindlatele tingimustele vastavate õppeainete kohta. Ja ma soovin katsetada kahte erinevat, kuid loogiliselt samaväärset lauset, et siis ma võin need laused siia query aknasse panna üksteise järgi. Nad peavad olema loomulikult semikoolonitega lõpetatud, et see siin koolon näitab, et siin see lause lõppes ära. Ma võin siin kasutada ka kommentaare ja kui ma nüüd vajutan run nupule, siis jälle täideti kõigepealt need laused, mis on selles üksteise järel need laused, mis on siin Schema aknas ja moodustatud andmebaasi põhjal täideti järjest need päringud, näidatakse mulle neid tulemusi ja siit on mul kohe näha, et tegelikult need kaks päringut olid loogiliselt samaväärsed. Nad andsid samasuguse tulemuse. Või kui ma näiteks sooviksin katsetada koondandmete päringuid, kus ma siis mitme rea põhjal soovin kokku arvutada ühe kokkuvõtva väärtuse, et siis samamoodi, et siin on skeemi moodustamise laused, siin on need laused, mida ma soovin katsetada selle moodustatud andmebaasi põhjal, vajutan run nupule ja jälle näen, et mulle järjest täidetakse ära need kaks lauset. Ja näidatakse siis nende lausete tulemus. Et siin muideks huvitav tähele panna, et esimese lause täitmiseks kulus 2 millisekundit, teise lause täitmiseks 10 millisekundit. Et siin tõepoolest SQL-is niimoodi on, et SQL on keeleliselt liiane, mis siis tähendab seda, et ühte ja sama ülesannet saab lahendada paljudel erinevatel viisidel. Ehk siis
tulemus on samasugune, aga võib juhtuda, et sõltuvalt andmebaasi süsteemist ja selle versioonist mõnda lauset täidetakse kiiremini, mõnda lauset täidetakse aeglasemalt. Et antud juhul siin see tulemus näitab, et seda teist lauset, kus siis kasutati seda ühist tabeli avaldist, command table expression, seda lauset täideti aeglasemalt. Ja kui ma näiteks soovin kasutada ülesande lahendamiseks sellist strateegiat, et ma loon andmebaasis kõigepealt siis vaat ehk nime omava tuletatud tabeli, millel on siis alampäring, mis leiab mulle vajalikke andmeid ja seejärel ma siis soovin teha juba lihtsama päringu selle vaate põhjal, et ka siis sellist lahendust on võimalik siin dbFiddle keskkonnas katsetada, et ma lihtsalt panen selle vaate loomise lause siia skeemi moodustamise lausete kõige lõppu ja siia panen lause, mida ma soovin teha käivitada selle vaate põhjal. Ja nüüd, kui ma käivitan käsu run, siis ma näen, et jällegi tulemus on samasugune, et leitakse ridade arv ja keskmine punktisumma. Ja nii nagu mul on võimalik siin keskkonnas katsetada siis andmete otsimise lauseid, on mul võimalik ka katsetada andmete muutmise lauseid. Insert, update, delete lauset. Et no näiteks oletame, et ma tahan katsetada insert lauset, insert lausete ja delete lausete kirjutamist. Et ma võtan kõigepealt siis panen siia jälle selle skeemi moodustamise laused. Ja no näiteks lihtsalt selleks, et see näide nagu paremini välja paistaks, et panen siia selle insert lause, siit kustutan selle ära. Nii. Ja nüüd kirjutan siia siis sellise testi, et kõigepealt vaatan, millised read on tabelis, lisan tabelisse juurde ühe rea, vaatan uuesti, millised on andmed tabelis, kustutan ära tabelist kõik read, sellepärast et ma tahan katsetada delete lauset ja käivitan uuesti select lause selle tabeli ainult. Nii et ma võin kirjutada siia sellesse query SQL aknasse ka nagu sellise mitmest sammust koosneva testi, kus kohas ma vaatan, et millised andmed olid tabelis enne andmemuudatust, siis teen andmemuudatuse ära, siis vaatan, millised andmed on tabelis peale andmemuudatust ja niimoodi näiteks mitu korda järjest. Nii, ja kui ma vajutan nüüd run nupule, siis näete peale nende lausete täitmist tabelis oli üks rida, siis täideti see insert lause, nüüd on tabelis 2 rida, siis täideti see delete lause ja kui ma tegin uuesti või täideti uuesti päring tabeli aine põhjal, et siis nüüd selles tabelis ei ole mitte ühtegi rida. Nii et kokkuvõtteks tahtsin öelda, et selles keskkonnas on teil võimalik ka katsetada ja testida siis neid lauseid, mis on siis mõeldud andmekirjelduskeele või mis on siis mõeldud andmete lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks tabelites. Ja te peate selle juures arvestama, et siin kontrollitakse andmete vastavust, andmemuudatuste vastavust kitsendustel. Nii et kui ma näiteks üritan teha sellist andmemuudatust, mis ei ole kooskõlas kitsendustega, siis sellisel juhul mulle väljastatakse veateade. Nii et näiteks ma võtan ja prooviks, lisan tabelisse sellise rea, mis tabelis on juba olemas
et nüüd, kui ma käivitan siis run, siis näete tulemuseks ma saan veateate, kuna siin lisati tabelisse selliste andmetega rida ja siin samamoodi üritatakse tabelisse lisada nende samade andmetega rida. Ja toimub eksimine primaarvõtme kitsenduse vastu ja nagu te näete, siin veateates näidatakse ka siis selle kitsenduse nime. Et see on väga tüüpiline andmebaasi süsteemide juures, et juhul kui siis on andmebaasi tasemel defineeritud kitsendus, andmemuudatusega selle kitsenduse vastu eksitaks, et siis sellisel juhul veateates näidata selle kitsenduse nime. Ehk siis kokkuvõtvalt see dbFiddle keskkond, et kõik, kes siis soovivad näiteks katsetada SQL lausete kirjutamist PostgreSQLis, kes soovivad lahendada ülesandeid PostgreSQLi põhjal, et teil on võimalik seda dbFiddle keskkonda kasutada ja teil ei ole nende ülesannete lahendamiseks isegi ilmtingimata vaja saada juurdepääsu mõnele spetsiaalsele serverile, kus kohas oleks PostgreSQL installeeritud, kuhu te peaksite sisse logima ja kus kohas te saaksite siis samamoodi neid lauseid käivitada.